Aga nüüd viimane lõpuslaid, et tee alati nimekiri oma naljadest ja alati nimekiri asjadest, mida sul vaja läheb, mida sa, kui sa oled nalja tegema kaasa võtta. Aga ma tahaks, et Hannes räägiks sellest pildist, sest Hannes on selle pildi sinna pannud, jah. Ma ennem räägin enne selle pildi juurde jõudmist, tahaks öelda seda, et seal on, näete, sellel slaidil on ka üks oluline nüanss, mis tuleb meelde, et nimelt tee alati nimekiri oma naljadest. Ja see tähendab seda, et tuleb teada erinevatesse kategooriatesse paigutuvaid nalju, näiteks üks väga oluline on meelde jätta niisugune asi, nagu on palindroom. Kõik teavad, mis asi on palindroom. See on see, mida loetakse eestpoolt tahapoole ja tagant ettepoole, mis on täpselt üks ja sama, eks ju. Ja kõige tuntum Soome palindroom näiteks on tissid, tosi, isot, tissid. Mis tähendab nüüd seda, et kui te lähete juhuslikult Soome, olete laeva peal ja algab tangotund, näiteks kell 7 hommikul. See on tihedalt tangotundi. Seal on kogu aeg tango käib ja te lähete rõõmsalt, olete just tulnud sellest tax-free poest, lähete, mõtlete, et panete oma kilekoti kajutisse ära ja lähete tangot tantsima, aga taevas on andnud teile näiteks sellise suhteliselt volüümika või siis et püknilise püsti, mille peale tõenäoliselt vahuste õllepuntsidega põhjanaabrid ei ütle ebaviisakalt nagu eesti mehed, vaid kasutavad väga peeneid väljendeid, ütlevad kadomiga palindroom. Vaata, milline palindroom. Väga hea. Tasub teada, aga nüüd selle mehe juurde. Jah, selle mehe juurde. Kes see on seal? Selle mehe nimi on Modimbo Antoine. Aga millega tegeleb see, kuidas sa ütlesid? Modimbo Antoine. Ta tegeleb tegelikult juustu ekspordiga ja ta on... Prantsusmaal, jah. Ta nimelt on siis üks juustutootmise aluspanijad ja kui te kõik teate neid suurepäraseid väikseid baby camembert juuste, eks ju, need väikesed ümmargused, mis on sellise punase vahaga, mis pannakse nendesse võrgukestesse, mis müüakse. Maitsevad, meeldivad teile? Tõstke käsi, kes on proovinud? Julgemalt. Väga hea. See on tõesti head juust. Teate camembert'i, eks ole, seda juustu? Kes on tavalist camembert'i proovinud? Mitte seda väikest, aga seda natuke suuremat? No ikka on. Ikka on. Modimbo Antoine on see mees, kes seda juustu teeb. Õigupoolest mitte tema, vaid tema suguvõsa. Ja kuidas seda juustu tehakse? Väga lihtsalt. Selle kandi mehed käivad merel. Nad on kalamehed. Sest et adradaga keksimine ei ole meeste töö. Põllutööd teevad naised ja need naised, kes enam põllutööd teha ei jaksa, ehk väga vanad naised, lähevad tööle juustutööstusesse. Põnev. Väga põnev. Üldiselt juustutööstusesse minnakse juba plaaniga väga varases nooruses. See tähendab seda, et need, kellel on ikka väljavaade saada väga heaks juustumeistriks, näiteks ei raseeri ennast, mitte kunagi. Sa mõtled, et... Ära mõtle midagi. Väga põnevaks läheb. Publikul on kujutlusvõimet. Ma tahaks teada. Nad ei mitte sinna poolegi. Lasevad kasvada. Kui pikka sina oled näinud Prantsusmaal? Mina ükskord läksin, mõtlesin, et see on mingisugune tsirkusartist, et niisugused 2 märja ninaga mutti vaatavad kitli alt välja. Sinna maani kuskil? Jah. Kui vana see tädi oli siis, ütleme? Ma ei küsin, aga ta nägi välja... 100, nii. 100 ringis, jah. Ja nende töö ongi see teha camembert'i juustu, nad võtavad otse käega sellest hapupiimapütist sellised parajad peosuurused niisugused kuulid, teevad need käe vahel niimoodi valmis, suruvad vee välja lihtsalt niimoodi. Ja siis pannakse kumbagi kaenlaukuse, kükitatakse kiriku kõrvale pingile ja niimoodi rullitakse päikese käes. Kaua umbes tehakse? Nii kaua, kuni mehed tulevad merelt. Siis tulevad mehed merelt ja neil on niisugune komme, et mehed seisavad sinna nendes ette valmis ja siis... Aga see on karvadega koos ja see juust? Ja selleks ongi, et mehed tulevad merelt ja siis naised tõstavad käed ülesse ja mehed tõmbavad juustutükid naksavad need kätte ja siis on sellised vanemad mehed, kes on eluaeg töötanud kalatööstuses, kes on jälle kalamarja võtnud, et nad on need, kes imevad kala seest ära ja lasevad purki, et oleks puhas, juba ilma selle kileta. Selge. Et ta millegagi vastu ei puutu. Et ta oleks nii-öelda vaakumiga tehtud. Siin need samad mehed võtavad need kaenlalt need juustukuulid. Panevad suhu. Mida nad teevad? Lutsivad puhtaks. Karvadest, jah. Kui on enam-vähem, sülitatakse karvad välja. Ja siis pannakse küünlad põlema.
see tähendab, võetakse punased küünlad, pannakse nendesse suurtesse ämbritesse, tehakse tuli alla, sulatatakse punased küünlad ära, selline vedelparafiin. Ja siis pannakse need sinna selle parafiini sisse, tulevad sellised punane siuke vaha tuleb peale ja siis pannakse kleepilt ja pannakse kiljakottidesse ja või nendesse võrgukestesse ja saadetakse siia. Kaubandusvõrkus. Sellepärast selle juustul ongi nii hea maitse. Tohutult hea. aga ütle, kui turistidel tehakse selline ringreis, kas siis pärast, kui sa oled näinud, kuidas juust valmib, kas siis on selline degusteerimine ja, ka? ja ma olen näinud muuseas, vaat praegu tundub, et siin mõned inimesed tegid nagu niisugust. Ärge tehke ma olen muide näinud, et turistid on isegi väga paljud on olnud väga kannatamatud ja on küsinud juba värskelt, jah. Et tahaks proovida seda ilma eeta, sest et need mehed, kellel suust ta läbi käib, sealt tuleb juba nii palju eed vahele. Ta ei ole enam päris see. E134. E130, see on kui kõvasti suitsetad ja jood on ikka väga põnev. Õpetlik lugu, jah.